et Rail Balticu arengu hetkeseis, sellest kindlasti rõõmuga räägin ja siis mõistagi, mis on võimalik mõju Raplamaa ettevõtluskeskkonnale, mis on kindlasti väga intrigeeriv osa, et kuidas me siis suudame oma uue raudteega siis ka konkreetselt Raplamaal tuua muutust ja see on keeruline, aga meil on siin slaider, seega mul on jah kahetine roll. Aga siiski, ütleme, alustame siis sellest, mis siis Rail Baltic tervikuna üldiselt on ja kindlasti ma räägin siis natukene ka sellest ajakavast. Et põhimõtteliselt ta on siis 3 riiki, tegelikult isegi võiks öelda 5 riiki, et ütleme põhimõtteliselt 3 põhiriiki on siis Eesti, Läti, Leedu, eks ole, see on nagu Rail Balticu, me oleme partnerid, meil on ühisfirma ja me toimetame. Siis tegelikult Soome on väga lähedalt seotud ja ta on tegelikult vaatleja liikmena kõigis meie asjades kaasas, kuna Soome potentsiaalselt on väga suur, nagu ütleme, just puudutab kaupade osa, eks ole, siis meie partner võib-olla ka vähemal määral, eks ole, reisija veo mõttes on, see saab olema oluline. Siis ka Poola, sest tegelikult Poolat me kuidagi Rail Balticut nagu rahvusvahelise tööle panna ei saa, eks ole, Poola on meil väga palju kaasas. Siis kogu pikkus 870 kilomeetrit, Eesti 213. Nii et ta on selles mõttes täitsa arvestatav projekt, eks ole. Tegelikult sisuliselt Rail Baltic on nagu eraldiseisva projektina kõigi aegade suurim infrastruktuuriprojekt, ütleme vähemalt kaasaja. Võib-olla kunagi, kui tõesti Paldiskist ehitati see raudtee sinna Peterburi, siis see omas kastmes, omas ajas oli võib-olla veel suurem, aga tänase vaatega siis nagu üksik projektina on ta tõesti suurim. Kaubarongid hakkavad meil 720 kilomeetrit tunnis, reisirongid 250 alla, 250 loetakse, hakkab siis nagu päris kiirrong tegelikult see nagu see high speed. Aga me oleme sellele väga lähedal ja see on meelega tehtud niimoodi, et püsiks raudtee ehitamise hind nagu mõistliku tasemel. Siis 2 rahvusvahelist terminali, eks Tallinnas Ülemistes, Pärnus ja sinna vahele siis 12 kohalikku peatust, jah, mitte ainult vahele, vaid ka edasi, eks ole, on paar tükki seal Häädemeeste ja Surju ja siis kindlasti Raplas üks oluline peatus tulemas, sellest räägin paar sõna lähemalt ka. Kaubajaam Muugal, väga oluline objekt tuleb, mis puudutab kõige kaubavahetuse liikumist. Hästi palju sildu, ökodukte, ütleme kuskil 90, isegi rohkem neid tuleb. Ja siis elektrivõrgu liitumised, eks ole, kus me vaatamegi Eleringi poole samamoodi, et siin on, hetkel on 3 kohas, võib-olla neid tuleb veel juurde. Siis tegelikult, mida me ise ütleme, on see, et tegelikult see on oluliselt enamat kui lihtsalt taristu. Me tegelikult ikkagi, ütleme, perspektiiv on see, et just selline sotsiaalmajanduslik kasu ja ka konkreetselt majanduslik kasu, ütleme, mis puudutab kaubavahetuse ja ütleme, turismi öösena, kõik see tegelikult on uus siis nii-öelda võimaldaja ja käivitaja. Mida me tõesti oleme, on see, et me oleme Euroopa ökosüsteemi nagu see TEN-T, mis on siis Trans-European Transport Network võrgu tegelikult selline puuduv osa, mis nüüd tegelikult saab olema. Tänu sellele tegelikult Euroopa ongi olnud niivõrd helde ja soovib, et me selle ära ehitaks, kuna tegelikult see Põhja-Balti koridor on tegelikult sisuliselt puudu. Mis meil on täna on 1+1 maantee, eks ole, Pärnusse. Et ütleme, see tegelikult on ainukene ühendus, mis täna reaalselt toimib, eks ole, maismaaühendustena ja seda ei ole selgelt piisavalt. Me tahame olla platvormi innovatsiooniks, ütleme tegelikult, see on nagu laiem teema, eks ole, ma seda ei jõua praegu käsitleda, aga tegelikult ja hooandja just nagu järgmistele seotud arendustele ja siin on tegelikult hästi suur pilv asju, mida saab teha, eks ole, arendada kompetentse, eks ole, me tegelikult juba tegeleme, et raudteehariduse taastamisega, TalTechiga, ütleme selliseid asju, mida kindlasti teeme uue põlvkonna insenerideks. Kindlasti me need vajame. Ja vahendusmõju on muidugi see, et me hakkame ehitama lihtsalt reaalseid objekte, eks ole, juba ehitame siin, eks ole, Raplamaal. Et tegelikult see ütleme kuskil 27. jah, kui me peaks nagu suures piires olema need muldkehad tehtud, eks on nagu väga suur mõju. Ja ütleme hoonetesse läheb sellest siis jah, kuskil 10-20%, eeskätt siis Ülemiste, eks ole, põhiterminal Pärnu, aga kõik need vahepealsed siis asjad ka, eks ole, kohalikud jaamad pluss hoolduskeskused, depood, see tegelikult on kaubajaamad, ütleme tegelikult see on nagu suur siis nagu selline ikkagi nagu ökosüsteem, mille me välja ehitame. Opereerimise faasis mõistagi see toob sellise logistilise uue nagu Selgroo loob tegelikult nagu ta loob võimalus, mida täna ei ole, eks tegelikult täna puudub raudtee
siis Euroopaga, meil täna ei ole. Praegu hetkel siin ütleme Operail ja Eesti Raudtee üritavad koos siis Balti partneritega seda nii-öelda merevaigu rongi käima panna, mis peaks põhimõtteliselt hakkama uuesti siis Eestist nagu Lätist, Leedust ja Poola juba sõitma soojenduseks Rail Balticule. See ongi nagu soojendusprojekt, aga tegelikult ei ole veel käima läinud. Nii et tegelikult siin on väga palju asju jah, mis me tahame teha, eks ole. Mobiilsuskestlikkus, et tegelikult just see, et ma jätsin need slaidid välja, lihtsalt meil aega ei ole, et tegelikult selle raudtee on, ütleme tänase seisuga elektriraudtee kõige rohelisem transpordiriik üldse, mis inimkond on leiutanud. Noh, võib-olla leiutatakse kunagi midagi muud. Aga sisuliselt, kui elekter, mida tarbida, on roheline, mida me tahame näiteks, et 100% Rail Baltic oleks, siis sellisel juhul on tegelikult elektriraudtee on kõige rohelisem. Ta lihtsalt on niivõrd efektiivne, eks, et ta ju veereb, eks ole, ütleme metalli peal, eks ole. Ja näiteks kui sa laevadega võrdled, mis on ju ka konteinerite nagu arvu suhtes tundub, et ta on nagu väga roheline, eks. Siis tegelikult laeva takistus vees on nii meeletu, et praegu tegelikult nagu arutatakse, kas saaks laevade liikumiskiirust veelgi vähendada, et vähendada, eks ole, keskkonna kulu. Nii et see on eraldi pikk teema, aga liigume edasi, muidu me Raplamaale ei jõuagi. Ütleme, see on nüüd üldine pilt, mis näitab siis see North Sea Baltic koridor, mis puudu on ja mida siis seda osa, mis, kuidas ma siit saan näidata ka. No ütleme, et see osa siis jah on siit puudu põhimõtteliselt, Poolas on nagu üsna heas seisus, aga nendel on ka vaja sinna Poola, Leedu piirini ehitada ikkagi üsna palju infrastruktuuri, et see kaasajastada raudtee. Ja siis saab tegelikult see trass täis hoo sisse. Siin on näidatud eeskätt siis selline, ta võiks olla kaubaliikumine, põhimõtteliselt samamoodi võib ta olla, eks ole, ka siis reisijate liikumine, eks ole. Üks ilupilt Ülemistest, see saab olema kindlasti väga arvestatav nagu landmark objekt. See on, praktiliselt meie projekt on valmis, et loodame kas aasta lõpus juba või järgmine aasta alguses ehitushankesse minna ja järgmine aasta keskpaigast hakata ehitama. Ta tuleb kena, eks. Et sealt ma loodan, et enamik teist saab ühel päeval astuda rongi peale ja sõita ja Raplas maha astuda, eks ole. Et see saab olema kindlasti kena. Pärnu, ütleme Pärnuga näiteks täna ju rongi ühendust enam ei ole, eks ole. Et tegelikult taastub, kui me tuleme, siis taastub ka Pärnu suunaline kohalike rongide, eks ole, liikumine. Et see on kindlasti ka, mis on abiks. Muuga kaubajaam, see on nagu selles mõttes kõige unikaalsem kaubajaam kogu Rail Balticul, kuna ta on ainukene. Esiteks ta on nagu kõige põhjapoolsem, teiseks ta on ainukene, mis on täpselt mere ääres nagu Rail Balticu raudtee, eks ole. Et teised kõik, kus me läbi tuleme Lätis, Leedus ei ole otseselt Rail Balticu trass mere ääres. Et selles mõttes ta on unikaalne, eks ole, ja siit ütleme, kuniks ei ole tunnelit, et rong ei lähe otse tunnelisse, muuseas seal Ülemistel meil on isegi krunt valmis, kuhu saab tunneli suudme ühel päeval teha, eks ole. Siis senikaua on Muuga tegelikult ainuke koht, kus siis on nagu Soomest või kust iganes, eks Rootsist, teistest Põhjamaadest kaubad siis, eks ole, multimodaalselt panna ringi rongi. Põhitrassi projekteerimine, see on nüüd, ütleme, kindlasti tuleme siia poole koha peale rohkem, eks ole. Põhimõtteliselt meil, ütleme, tegelikult meie projekteerimine käib, aga kui siin ennist oli küsimus, et miks me nagu jääme natuke hiljaks, siis selleks ma võib-olla selle koha peal räägin kohe need asjad nii-öelda ausalt ära, eks ole. Tegelikult need projektid hilinevad ja see on nagu fakt. Algselt oli see COVID oli selles süüdi, ei saanud teha geotehnilisi mõõtmisi, kõik nii. Aga nad on tegelikult ikkagi maas graafikust. Kui projekt on maas, siis me ei saa omandada maid, me ei saa taotleda ehituslube, eks ole, me ei saa hakata ehitama ja kogu see projekt venib. See on nagu tehniline osa. Siis muidugi eraldi, eks ole, Pärnu-tagune lõik, mis, eks ole, siis tühistati osaliselt. Me taastame selle maakonna planeeringuga, see võtab natuke aega, järgmine aasta lõpuks valmis, aga see tekitab omakorda natukene nihket. Need on nagu tehnilised, siis tegelikult kolmas on see, et meil tegelikult Eestis, Lätis ega Leedus ei ole kogu seda katet, rahalist katet tegelikult selle projekti lõpule viimiseks. See on nagu fakt. Ütleme, et see eelarveperiood 2021–2027 me saame taotleda suures piires võib-olla 70% rahast, aga me ei ole üksinda Euroopas, et on ka teisi, kes tahavad ehitada infrastruktuuri. Seetõttu päris kõik Rail Balticu jaoks ei anta, kuigi me saame tõsiselt suure osa, see on nagu imeline. Meie taotlused, eks ole, iga vooru kaupa taotled ja saad. Et seega meil ei ole need rahalist katet, me ei saaks kõige parema tahtmise juures 26. ehitada valmis, kui raha ei ole, eks. Aga see raha tuleb, selles mõttes selle tulemises ei ole mitte mingi kahtlus, lihtsalt ta läheb ilmselt järgmisesse rahandusperioodi, eks ole, mis hakkab 28. Aga siit ühesõnaga te näete
ma ei hakka neid kõiki ette lugema, eks ole, aga põhimõtteliselt meil on tööd hoolega käivad, eks. Ja sisuliselt järjest nii kui need projektid valmivad, me lähme, eks ole, hangetesse ja ehitama hakkama. Siis olulisemaid tegevusi kindlasti Ülemiste Pärnu. Põhiprojektid on jah valmis ja nagu ma ütlesin, hakkame ehitama. Meil ei ole mõtet neid ka liiga vara valmis ehitada, eks ole, et ennem kui rongid sõitma hakkavad, ei ole mõtet nagu aastaid pidada üleval suuri terminale. Ülemiste osas küll on see, et vähemalt seal on see hetkel juba see 1520 mm olevas olema raudtee, saab seda kasutama hakata. Aga kuni Rail Balticut ei ole, see on ikkagi poolik. Siis Muuga põhimõtteliselt jah, seal on tööd käivad, eelprojektid valmimas ja toimetame. Ülemiste Veeremi depoo, see on ka nagu selle Rail Balticu peadepoo, see on põhjapoolse külg, seal hakatakse siis hooldama rongi ja see samamoodi eskiisprojekt on sellel kuul peaks valmis saama. Kohalikud peatused, praegu on nagu jagatud, et meil lahti detailplaneeringute ja siis projekteerimishanked ja selle aasta lõpuks loodame siis, et sealt tuleb ka üht-teist. Kohalikud peatused, siit nagu näete siis, eks ole, Raplamaal on siis Kohila-Rapla Järvakandi, eks. Ja seda me loodame tõesti, et see on, ütleme, kui me küsimegi, mis siis Rail Baltic toob, eks, siis tegelikult ma usun, et kohalik rong on kindlasti oluline panus, mida täna mõistagi Elron sõidab, eks ole, nagu ühel pool linna, me nüüd tuleme teisel pool linna, eks ole. Ja see annabki selle paindlikkuse, et meiega saab Ülemiste jaama või siis jätkata Pärnu suunas ja praeguse Elroni marsruudiga saab siis Balti jaama, eks ole, ja siis Viljandi suunas. Et selles mõttes ta annab paindlikkuse. Siin oli, kui me nägime seda küsitlust, eks ole, Raplamaa või seda ettevõtjate küsitlust, siis seal transport oli nimetatud ka, eks, et kui ühte probleemidest, kuigi see ei olnud nagu põhiprobleem, mis tal ütleme kohaliku elu arenguks vaja on. Ja põhimõtteliselt jah, kokkulepped meil suuresti on enamiku KOV-idega on sõlmitud ja detailplaneeringu hanked ja siis projekteerimine siin läheb käiku. Nii et nendega loodame 24 saada nagu ühele poole. Hinnangused sõiduajad, et siit nagu näete, siis tegelikult me oleme kiiremad kui auto või isegi praeguse rongiga, eks ole. Et siis juhuselt Rapla-Tallinn 33 minutit, Rapla-Pärnu 39. Et see annab tegelikult päris hea siis võimaluse uue akna, et tõesti liikuma saada siit, eks, et ei ole vaja autoga sõita, nagu ma nägin, et 90% sõidavad autoga. See on Rapla jaam tuleb kõige siis nagu selline landmark, pompöössem, seesama laine, mis te siin näete, et seda tegelikult ühelgi teisel hetkel kohalikul peatus ei ole, et see on nagu Rapla omapära, see tuleb suurem ja ilusam kui teised, seda on rõõm teatada teile. Te teate seda muidugi ise väga hästi. Ja siin on mõned slaidid, mis on suhteliselt konkreetsed, kus meil tegelikult töö juba käib, eks ole. Et siis Künkade Loonetee, eks ole, mis on nagu siin teie tagahoovis juba tööd käivad, eks me tegelikult selles mõttes kopp on maas, toimetame. Siis kus need on, eks ole, te ilmselt võib-olla kohalikena teate väga hästi. Ma siin ka pikemalt ei peatu. Künkatee näiteks väga kena, tuleb, kui palju see pilt teile ütleb, aga iseenesest need objektid saavad olema igati kaasaegsed ja arvestatavad ja ühel päeval saab sinna rongi alla, et saab olema kena. Tagatitee, eks ole, Tref 2. On, ütleme, ma tahangi sellega öelda, et meil tegelikult on need tööd on käimas ja need tuleb juurde. Paraku jah, me plaanisime see aasta oluliselt enamatega minna hangetesse, aga just sellele projektid ikkagi ei valminud õigel ajal või ei olnud maid, eks ole, siis me ei saanud neid töösse anda. Tagatitee, eks ole, et tuleb arvestatav, eks ole, ja kena mudel. See on jah üks ülevaate slaid, ma kohe lõpetan, ma saan aru, mul on aeg läbi, aga ühesõnaga see ristumiste plaan. Et siin on näha, mis tegelikult, kui palju neid on nagu selles nii-öelda töövoos ja järjest nad hakkavad tulema ja järjest me neid niimoodi siis ehitama ka hakkame. Ja see ongi sisuliselt viimane slaid, ma tahtsin näidata teile, kui kenad ja kaunid saavad olema need rongid. Neid tuleb, eks ole, osta, ütleme, neid tuleb siis eraldi siis kohalikud rongid, eks, kohalik veerem. Tuleb soetada, seda võib teha Elron, seda võib teha keegi teine, eks ole, me peame leidma siis nagu operaatori ja siis tulevad rahvusvahelised rongid, eks siis hakkavad sõitma läbi kõigi Balti riikide, see võib olla mingid suured rahvusvahelised firmad. Nii et, aga kindlasti saab olema see kaunis pilt, saab veeta aega näiteks tööd tehes konverentsisaalis või magada või rattaid sinna sisse panna, kindlasti näeme ette, nii et kõik saab olema kena. Aitäh! Suurepärane, suur tänu, Tõnu Grünberg. Nüüd on aeg küsimusteks. Palun. Tavo Kikas. Aitäh ettekande eest,
me lõpuks nagu ei jõudnudki väga sinna, et mis siis nagu ettevõtlusele või Rapla maakonnale Rail Balticust kasu tõuseb. Et väga lootsin, et me ka sinna jõuame. Aga kui vaadates seda tutvustust, et tore on, et Raplasse tuleb see ilus laine. Aga ma näen endiselt, et Rapla on nagu lihtsalt üks kohalike peatuste reas, kus ainult Eesti-sisene rong liigub. Et ma ei kuulnud nagu seda varianti enam, millest vahepeal on ka juttu olnud, et rahvusvaheline rong hakkab Raplus peatuma. Ma ei pea silmas seda kõige kiiremat. No rahvusvahelise rongil ongi ilmselt kõige kiirem variant, kuigi tegelikult me saame ka kohalikke ronge ka põhimõtteliselt pikendada näiteks Riiani. Seda olen mõeldud, jah. Ja ka Riiast, ütleme, Läti rong võib tulla kaugemale kui Pärnu näiteks isegi või Pärnuni. Aga mis puudutab nüüd seda esimest küsimust, et ei kuulnud midagi majandusarengust, siis ma ütleks uuesti, et ma oma meelest, tegelikult see vihje ongi see, ütleme see raudtee tulek annab tegelikult ja on ajalooliselt andnud tegelikult kõikjale, kus ta läbi läheb, ikkagi arenguvõimaluse. Mõistagi, kui ta ei peatu, siis ta arengut ei too, eks ole. Aga seetõttu ta siin peatub. Ja tegelikult näiteks põhimõtteliselt, kui on soovi firmadel saada omale sealt raudteelt näiteks väljasõit, ütleme, kui kellelgi tekib vajadus või soov ehitada siia Raplamaale mingisugune suurem kauba käitluskoht või kuskile, kus on vaja, eks ole, nagu infrastruktuurselt seda läheneda, siis põhimõtteliselt võimalik. Et saab tegelikult teha siis väljavõtte raudteest, tuleb teha lihtsalt pöörang, eks ole, mõistagi see võtab aega, see on investeering, eks ole, see ei ole nüüd, seda ei tee nagu, ütleme, teed on lihtne teha, eks ole, et see teeb nagu paari kuuga ära, eks ole, seda nii ei tee, aga see põhimõtteliselt võimalik. Et seda saab üle Eesti tegelikult ette näha, et kes soovib nagu meilt raudteelt välja sõita, siis põhimõtteliselt saab teha. See on nagu üks konkreetne asi. Teine mõistagi tähendab see just ikkagi, et liikuvuse parandamine parandab ärikeskkonda, parandab inimeste soovi just siin elada ja töötada, eks ole. Et tegelikult ma arvan, et seda nagu on raske alahinnata, et see lihtsalt tuleb nii. Mõistagi väga raske on nüüd tõestada seda numbrites, eks ole, kui me ikkagi peame veel aastaid ootama, eks seda tuleb. Aga vähemalt ajalooliselt on see nii olnud ja ma usun, et see juhtub ka siin. Suur tänu. On veel küsimusi saalist? Mul on ka üks küsimus. Et inimeste liikumine raudteel kindlasti saab olema aktiivne. Et see on kiire, see on mugav. Kaupade liikumine, kaupade üleviimine sinna nii treilerite, konteinerite osas, et täna on see ikkagi nagu aeglane ja kallis. Et kui siit Eestist saad 2 päevaga Beneluxini laevaga või siis otse ise sõites, siis rongiga minnes see kett on kindlasti palju pikem. Et kuidas te neid kaubasaatjaid ja neid veenaksite, et see tegelikult on hea lahendus? Vastupidi, ma ütleks, et see ahel, ütleme sama multimodaalsuse nüüd uus mõõde, mis me toome, on tegelikult oluliselt kiirem. Ja ütleme, laevadega sõita Beneluxi on ikkagi 2 päevaga sinna tavaliselt ei sõida, selle tavaliselt teeb kauem. Ja sõltub nüüd laevadest kiirust, eks ole kõik. Mida meie anname ongi see, et mis puutub kaubavahetust, siis kui näiteks me Muugalt paneme rongi peale, eks ole, siis selle 120 km tunniga, ütleme 10 tunniga on Kesk-Euroopas, eks see rong. Et ütleme, kui kellel on logistikaahel vajab kiirust, meil Soome firmadega on päris tihe kontakt, mis juba uurivad, eks ole, isegi Muuga sadamasse on juba tehtud spetsiaalsed arendused, seda meid silmas pidades. Siis tegelikult, kellel on vaja kiirust, nad saavad kasutada lisakanalina. Mõistagi, seda me ei saagi kujutleda ja me ei ole kunagi kujutlenud, et nüüd kõik kolivadki Rail Balticule oma kaubavood. Laevad jäävad igavesti sõitma, selles ei ole mingit kahtlust. Aga fakt on see, et kui keegi tahab näiteks Soomest, ütleme Helsingist, Rotterdami, ja sealt Rotterdamist võib-olla, ma ei tea, Milanosse on vaja kaup korraldada, siis tegelikult palju mõistlikum on see panna tulla nagu Muugalt üle, eks ole, panna raudteele ja sõita mööda raudteed kogu see Aadria mere kanal, eks ole. Et tegelikult see logistiline uus võimalus on päris arvestatav. Et selles mõttes ma usun, et see muudab sellist logistilist võimekust, eks ole. Ja siin me enne kuulisime sedasama see Põhjamere, eks ole, variant ka, et kui Virkenesest kunagi ühel päeval ehitatakse raudtee, tuleb Helsingisse välja, sealt saaks juba samamoodi, eks ole, tegelikult nagu praegu on see 80 km vett vahel, aga ühel päeval ma usun, kui me tõesti peaksime jõudnud selleni, et ka tulleni ära teha, siis tegelikult saab rongiga otse eks ole, Lõuna-Euroopasse välja. Et see tegelikult on perspektiivina nagu võimas. Okei, aitäh. Kas on saalist veel küsimusi? Kui ei ole, siis suur tänu.
aitäh tulemast Raplamaale, selgitamast ja väike Raplamaa maitset tee peale kaasa, koju kaasa. Aitäh!